Kui palju inimesi seal on? 1, 2, 3, 4, 5. Ta lahkus ringi lõpust. Miks piraadid üldse tekkisid, kust nad pärit on ja kuidas nad piraatideks said? Just neile küsimustele vastame selles videos. Tegelikult tegutsevad piraadid tänapäevani ja ründavad laevu. Üks piirkond, kus piraate palju leidub, on Somaalia, riik Aafrika idaosas. 2000 ahendate alguses sagenesid Somaalia lähedal liikuvate kaubalaevade rünnakud. Piraatide meetodid on väga kiired. Nad kasutavad väikeseid kiirpaate, et suuri laevu jälitada. Kui nad on piisavalt lähedal, ronivad nad laevale ja võtavad meeskonna kontrolli alla. Paljudel juhtudel ei ole Somaalia piraatide peamine eesmärk lasti varastada. Nad tahavad pigem laeva ja meeskonna pantvangi võtta. Seejärel nõuavad nad inimeste ja laeva vabastamise eest suurt lunaraha. Aastatel 2005 kuni 2012 ulatus Somaalia piraatide poolt saadud lunaraha hinnanguliselt miljonite dollariteni. Et mõista, miks piraatlus Somaalias nii suureks probleemiks kujunes, peame kõigepealt teadma, mis riigis juhtus. 1991 aastal kukkus Somaalia riigivalitsus pärast president Siad Barre kukutamist. Pärast seda puhkes kodusõda ja riik jagunes erinevateks relvastatud rühmitusteks. Kuna tugevat keskvalitsust pollud, oli ka Somaalia pika ranniku valvamine nõrk. Rannavalve ja muud valitsusjõud, kes peaksid merd kaitsma, olid puudulikud. See mõjutas tugevalt kalureid. Paljud Somaalia rannikul elavad pered sõltuvad kalapüügist, et ellu jääda. Kuid kuna merd ei valvatud korralikult, pääsesid Somaalia vetesse välismaised kalalaevad. On teateid ebaseaduslikust kalapüügist ja suure hulga kalapüüdmisest ilma loata. Maailmapanga ja UNODC andmetel oli üks Somaalia piraatluse algpõhjusi just ebaseaduslik kalapüük. See on suur probleem kohalikele kaluritele, kelle paadid on väiksed võrreldes suurte kalalaevadega. Kui suured laevad püüavad palju kala, jääb Somaalia kaluritele vähem. Lisaks tekkis pärast valitsuse kukkumist veel üks probleem. On teateid, et Somaalias ladestati ohtlikke jäätmeid ajal, mil valitsus oli nõrk. Pärast India ookeani tsunami 2004. aastal uhtus laineranda prügi ja kahjustatud konteinereid, mida leiti Somaalia rannikult. ÜRO keskkonnaprogramm teatas, et juba ammu on muretsetud Somaaliasse toimuva ebaseadusliku jäätmete ladestamise pärast ning selle võimaliku mõju pärast tervisele ja keskkonnale. Sellises olukorras hakkasid rannikul tekkima relvastatud rühmad. Mõned Somaalia kalurid ja teised kohalikud relvastatud rühmitused väitsid, et nad kaitsevad oma merd ebaseadusliku kalapüügi eest. Mõned nõudsid välismaistelt laevadelt tasu, kui nad neid tabasid. Kuid peagi muutus osa neist rühmadest oma tegevust. Nad märkasid, et kaubalaevade röövimisest ja lunaraha nõudmisest võib saada palju rohkem raha. Seetõttu ei sihtinud nad enam ainult kalalaevu, vaid hakkasid ründama ka kaubalaevu ja teisi piirkonnas liiklevaid laevu. Somaalia asukoht on väga oluline, sest see asub Aadeni lahe lähedal. Paljud Aasiast ja Lähis-Idast pärit laevad läbivad seda piirkonda teel Suessi kanalisse või sealt tagasi. Seetõttu liigub Somaalia ranniku lähedal väga palju kaubalaevu. Piraatide jaoks tähendab see palju võimalikke sihtmärke. Kui mõned rühmad said suuri lunarahasid, innustas see üha rohkem somaallasi piraatlusega tegelema. Nii muutus piraatlus järk-järgult organiseeritud äriks. Enam ei olnud kaasatud ainult kalurid. Olid inimesed, kes korraldasid paate ja kütust, otsisid sihtlaevu, relvastatud mehed, kes laevale ronisid ning inimesed, kes pidasid läbirääkimisi lunaraha üle. Mõnes kohas olid isegi inimesed, kes rahastasid piraatide operatsioone, lootes saada osa lunarahast, kui rünnak õnnestus. Nii muutus piraatlus, mida algselt seostati kalapüügialade kaitsmisega, selgelt kriminaalseks äriks. Mida rohkem raha lunarahana saadi, seda suuremaks kasvasid ka operatsioonid. Ja kuna Somaalia asub ühe maailma tähtsaima laevateekonna ääres, muutus probleem, mis algas riigis, kus puudus ranniku üle kontroll, kiiresti rahvusvahelise laevanduse probleemiks. Algselt oli relvastatud rühmade tegevus merel üsna lihtne. Näiteks oli üks juhtum umbes 1994 aastal, kus
26 somaallast, kes väitsid end olevat rannavalve, ronisid ühele laevale. Nad hoidsid seda 5 päeva enda kontrolli all, võtsid mõned asjad ja lahkusid siis. See näitab, et tol ajal ei olnud Somaalia piraatlus veel nii organiseeritud. 26 detsembril 2004. aastal toimus veel üks suur sündmus, mis raskendas veelgi Somaalia rannikukogukondade olukorda. India ookeani tsunami jõudis nende rannikule. Paljud majad ja kalapaadid hävisid ning hukkus inimesi. Sel ajal ei olnud Somaalia valitsusel endiselt korralikku kontrolli suure osa riigi üle. Paljud piirkonnad olid erinevate klannide kontrolli all, sõjapealikud ja relvastatud rühmitused. Kuna seadused ja turvalisus olid nõrgad, kuritegelikel rühmitustel oli lihtsam kasvada. Siit hakkas Somaalia piraatlus oluliselt muutuma. Varem olid rünnakud väikesed ja lihtsad, kuid need muutusid järk-järgult organiseeritumaks. Ja siin ongi järgmised sündmused. 2005 aastaks Somaalia piraadid suutsid jõuda kaugemale rannikust. Nad kasutasid suuremaid laevu, mida nimetati emalaevadeks. Nendelt emalaevadelt lasti vette väiksemad kiirkaatrid, millega sihtlaevu jälitati. Mõned rühmad kasutasid ka radarit, GPS-i ja satelliittelefoni. Tänu sellele said nad kergemini teada, kus liiguvad merel mööduvad laevad. Mõned kasutasid ka teavet laevateede kohta, et teada saada, kust nende sihtmärk tõenäoliselt läbi sõidab. Selle uue meetodi tõttu jõudsid nad rohkemate laevadeni. 2008 aastaks kasvas piraatide rünnakute arv Somaalia lähedal kiiresti. 2009. aastal toimus peaaegu pool kogu maailmas teatatud piraadiintsidentidest selles piirkonnas. Samal ajal suurenes ka lunaraha eest saadud summa. 2008 aastal oli mõnel juhul keskmine lunaraha umbes $1 miljon. Kuna oli võimalik saada suurt raha, hakkasid mõned kohalikud ärimehed ja sõjapealikud andma raha, et rahastada piraatide tegevust. Mõnes kohas muutus piraatlus lausa investeeringuks. Mõned elanikud andsid piraadirühmale raha, kütust või muid vahendeid. Kui kaaperdamine õnnestus ja lunaraha saadi kätte, võisid nad samuti osa rahast saada. 2009. aastal teatas Reuters, et ühes Somaalia linnas, mis oli saanud suureks piraatide baasiks, oli selline süsteem olemas. See näitas, kui palju piraatlus oli muutunud. See polnud enam lihtsalt rühm kalureid, kes merd valvasid. Sellest oli saanud äri, mida rahastasid ja millest teenisid erinevad inimesed. On endiselt piraadirühmi, kes väidavad, et nad teevad seda vastuseks ebaseaduslikule kalapüügile ja jäätmete merre laskmisele Somaalia vetes. Aga mida suuremaks operatsioonid kasvasid, seda raskem oli seda põhjust kasutada. On piraate, kes ründavad ka laevu, millel pole ebaseadusliku kalapüügiga mingit pistmist. On olnud ka laevu, mis toovad toitu ja abi Somaalia ning teiste Ida-Afrika piirkondade inimestele, kuid on samuti sihtmärgiks langenud. Tulu kasvades muutusid ka rünnakud ohtlikumaks. 2011 aastaks oli piirkonnas teatatud juba 237 piraadirünnakust. Samal aastal võeti pantvangi üle 1200 inimese. Ka lunaraha kasvas märkimisväärselt. Mõnel juhul ulatus nõutav lunaraha laeva ja meeskonna vabastamise eest $1 miljoni. Selleks hetkeks ei saanud rahvusvaheline kogukond Somaalia piraatlust enam eirata. Liiga palju laevu oli juba mõjutatud. Liiga palju meeskondi oli juba ohvriks langenud ja operatsioonides liikus juba liiga palju raha. Siit algabki suurem võitlus Somaalia piraatide peatamiseks. 2000-ndate keskpaigaks hakkas rahvusvaheline kogukond Somaalia piraatlust rohkem märkama mitmete suurte juhtumite tõttu ja sellest hakati isegi kogu maailmas uudistes rääkima. 2005 aasta novembris ründasid piraadid isegi kruiisilaeva Seaborne Spirit Somaalia lähedal. Nad kasutasid kuulipildujad ja raketiheitjad. Parko sai pihta, kuid pääses põgenema ja ükski reisija ei saanud surma. Kuna pardal oli palju välismaiseid turiste, sai juhtum erinevates riikides suureks uudiseks. Probleem kasvas veelgi. 2008 aasta septembris, kui Somaalia piraadid kaaperdasid Ukraina kaubalaeva MV Faina. Faina last ei olnud tavaline kaup. Laeval oli 33 T-72 tanki, laskemoona ja muid sõjarelvi. Selle tõttu hakkasid teiste riikide sõjalaevad Fainat kohe jälgima. Nad ei tahtnud, et relvad satuksid mõne teise relvarühmituse kätte. Piraadid nõudsid suurt lunaraha. Pärast mitmekuulisi läbirääkimisi said nad $3,2 miljonit ja vabastasid laeva 2009. aasta veebruaris.
Aga vaid mõni kuu hiljem juhtus veel üks vahejuhtum, mis tegi Somaalia piraatluse kogu maailmas veelgi kuulsamaks. 2019. aasta aprillis ründasid 4 Somaalia piraati Ameerika kaubalaeva Maersk Alabama. Meeskond suutis suure laeva kontrolli tagasi saada, kuid piraadid võtsid kapten Richard Phillipsi kinni ja viisid ta väikesele päästepaadile. Kohale saabus Ameerika Ühendriikide merevägi ja algas mitmepäevane vastasseis merel. 12. aprillil 2009 päästsid USA mereväe siilid kapten Richard Phillipsi. 3 piraadist tapeti ja 1 võeti vangi. Juhtunust sai suur rahvusvaheline uudis. Hiljem tehti sellest ka film Captain Phillips. Selleks hetkeks oli selge, et ainult mõne mereala valvamisest ei piisa. Piraadid liikusid väga laial alal. On raske valvata iga laeva kogu India ookeanis ja Adeeni lahes. Samuti on raske kohe aru saada, kas väike paat on piraatide oma. Paljud tavalised kalurid kasutavad selles piirkonnas samuti väikeseid paate. Kui piraadid on juba laeval ja neil on pantvangid, siis on sõjaväel palju raskem rünnata, sest meeskond võib ohtu sattuda. Seetõttu ei kasutatud piraatluse tõkestamiseks ainult sõjalist jõudu. Rahvusvaheline laevandustööstus tuli välja uute viisidega laevade kaitsmiseks. Üks kõige lihtsamaid meetodeid on kõrgsurve veevooliku kasutamine. Kui piraadipaadid lähenevad, võib laeva küljele lasta tugeva veejuga, et neil oleks raskem pardale ronida. Mõned laevad paigaldasid ka okastraati külgedele, et ronimine oleks veelgi raskem. Valvet on samuti tugevdatud, uksed lukustatakse ja pardal on meeskond. Meeskond ongi määratud kahtlaste paatide otsimiseks reisi ajal. Mõnedel laevadel on sees ka turvatuba, mida nimetatakse tsitadelliks. Kui piraadid on juba laeval, võib meeskond siia sisse minna ja end lukustada, kuni abi saabub. Need meetodid on saanud osaks niinimetatud parimatest tegevustavadest, mis on loodud selleks, et aidata laevu, mis läbivad kõrge riskiga alasid. Adeeni lahes loodi ka spetsiaalne laevaliiklusmarsruut, mida nimetatakse rahvusvaheliselt soovitatud transiidikoridoriks. Sellel marsruudil on rahvusvahelistel mereväejõududel lihtsam jälgida piirkonnast läbivaid kaubalaevu. Mõnel juhul eskordivad mereväelaevad ka kaubalaevade gruppe. Paljud laevandusettevõtted hakkasid samuti kasutama eraturvafirmade relvastatud turvatöötajaid. See on suur muutus, sest nüüd on pardal väljaõppinud turvamehed, kes on valmis laeva kaitsma, kui piraadipaadid lähenema peaksid. Samal ajal saatsid erinevad riigid sõjalaevu patrullima Adeeni lahes ja India ookeanis. Need meetmed hakkasid järk-järgult tõhusaks muutuma. Piraadipaadid pääsevad nüüd raskemini ligi, meeskond on paremini ette valmistatud, laev saab kiiremini abi kutsuda ning rohkem merevägesid valvab olulisi laevateid. 2012 aastaks oli Somaalia piraatide rünnakute arv märkimisväärselt vähenenud. 2011 aasta 286 rünnakult langes see 2012 aastal 99-le. Somaalia piraatluse vähenemise taga ei olnud ainult üks põhjus. Kombineeriti parem laevade turvalisus, rahvusvahelised mereväepatrullid, tõhusam järelevalve laevateedel ja muud meetmed piraatide vastu. Rahvusvahelise mereorganisatsiooni IMO sõnul oli mereväe kohalolek ja kaubalaevade soovitatud turvameetmete kasutamine väga suureks abiks. Vaid mõne aastaga hakkas Somaalias kiiresti kasvanud piraatlus langema. See on ka kurb, sest tänaseni on Somaalias palju probleeme nagu vaesus, lõrgad valitsusteenused ja tööpuudus mõnes rannikukogukonnas. Seetõttu, kuigi kaaperdamiste arv on vähenenud, jääb võimalus, et piraatlus võib tagasi tulla, kui merejulgeolek taas nõrgeneb. Et piraatluse probleem lõplikult lahendada, oleks parem, kui somaalidel oleks paremad töövõimalused. Tuleks luua paremini toimiv valitsus ja rajada turvalisemad rannikukogukonnad, et piraatlusel oleks raskem tagasi tulla. Somaali piraatide lugu ei ole samuti lihtne. Oli esimesi gruppe, kes ütlesid, et nad tahavad kaitsta oma kalapüügialasid. Kuid kui lunaraha eest saadav raha kasvas, muutus piraatlus organiseeritud kuritegevuseks. Lõpuks polnud enam oluline, millist tüüpi laev oli sihtmärgiks. Oluline oli see, kui palju lunaraha võis saada. Seetõttu ei saa ebaseadusliku kalapüügi probleemi kasutada ettekäändena inimröövide, vägivalla ja laevade kaaperdamise õigustamiseks. Aga oluline on ka mõista, miks piraatlus Somaalias võimalikuks sai. Kui valitsus on nõrk, tööd napib ja turvalisust pole piisavalt, siis on organiseeritud kuritegevusel lihtsam kasvada. Pärast Somaalia piraatluse nõrgenemist kasvasid piraadirünnakud Lääne-Aafrika Guinea lahes. Seal on rühmitusi, kes varastavad naftat ja võtavad meeskonnaliikmeid pantvangi.
See tähendab, et piraatlus ei toimu ainult Somaalias. Kui on piirkond, kus liigub palju laevu, kuid turvalisus on nõrk ja paljudel inimestel puudub korralik sissetulek, võib seal tekkida samasugune piraatlus. Ja siiani tuleb olla ettevaatlik Somaalia lähedal merel. Pärast mitut aastat, mil piraadirünnakuid oli vähe, on alates 2023 aasta lõpust taas toimunud uusi kaaperdamisi. Aastatel 2024 ja 2025 suutsid mõned Somaalia piraadirühmad taas rünnata isegi kaugel Somaalia rannikust. See tähendab, et Somaalia piraatlus pole veel täielikult kadunud. Aga tegelikult oli piraatlus erinevates maailma piirkondades probleem juba ammu enne Somaalia piraatide tekkimist. Tegelikult on juba tuhandeid aastaid olnud inimesi, kes ründavad ja röövivad laevu merel. Mida rohkem merekaubandus kasvab, seda rohkem võimalusi avaneb ka piraatidele. Kui merel liigub laev, mis veab toitu, raha, riiet, relvi või muid väärtuslikke kaupu, leidub alati gruppe, kes on valmis seda jälitama ja selle lasti endale võtma. On olemas teateid piraatluse kohta Vahemerel juba iidsete kreeklaste ja roomlaste ajast. Vahemeri oli oluline, sest seal liikus palju laevu. See oli kaubandustee, mida kasutati sageli. Laevad vedasid toitu, veini, õli, metalli ja muid kaupu erinevatesse linnadesse. Seetõttu olid kaubalaevad piraatide jaoks heaks sihtmärgiks. Esimesel sajandil eekristul muutusid piraadid Vahemerel Rooma Vabariigi jaoks suureks probleemiks. Üks tuntumaid rühmitusi oli niinimetatud Kiliikia piraadid. Nende baasid asusid Väike-Aasia lõunarannikul, mis on tänapäeva Türgi osa. Nad ei varastanud ainult kaupu. Mõnikord võtsid nad ka inimesi pantvangi ja nõudsid nende vabastamise eest lunaraha. Üks kuulsamaid inimesi, kelle piraadid vangistasid, oli Julius Caesar. Sel ajal oli Caesar veel noor ega olnud veel see võimas Rooma juht, keda ajaloos tuntakse. Kui ta merel reisis, püüdsid piraadid ta kinni ja nõudsid tema vabastamise eest lunaraha. Lunaraha maksti ära ja Caesar vabastati, kuid ta ei unustanud seda, mis juhtus. Ta kogus väe, jälitas piraate ja püüdis paljud neist kinni. See juhtum näitas, kui suur probleem oli piraatlus isegi nii võimsate paikade jaoks nagu Rooma. Kuna probleem aina kasvas, saatis Rooma suure sõjalise jõu, et puhastada Vahemeri piraatidest. Esimesel sajandil Kristul juhtis Pompeius ulatuslikku operatsiooni nende vastu. Rünnati paljusid piraatide baase ja Vahemere piraatlus vähenes märkimisväärselt. Aga see ei tähenda, et piraadid oleksid kadunud. Kuni on laevu, mis veavad väärtuslikke kaupu, leidub alati inimesi, kes üritavad merel varastada. Keskajal ründasid paljud erinevad rühmad laevu ja rannikulinnu. Üks tuntumaid rühmi olid viikingid Skandinaaviast. Mitte kõik viikingid ei olnud piraadid. Paljud neist olid kaupmehed, talunikud ja maadeavastajad. Aga olid ka viikingite rühmad, kes kasutasid pikki laevu, et kiiresti teistesse kohtadesse jõuda ja rannikukogukondi rünnata. Nende laevade suur eelis oli kiirus. Nad suutsid ületada meresid ja sõita isegi jõgedesse. Nad võisid mõnda kohta saabuda, rünnata ja lahkuda enne, kui suur armee kohale jõudis. Aja jooksul piraatlus muutus, mitte kõik, kes ründasid laevu, polnud lihtsalt kurjategijad. Mõned valitsused ise andsid eraomanikele loa rünnata oma vaenlaste laevu. Neid inimesi nimetati kaaperdajateks. Neil oli ametlik luba valitsuselt. Sõja ajal võisid nad rünnata vaenlase riigi laevu ja võtta nende lasti. Seetõttu on piraadil ja kaaperdajal suur erinevus. Piraat ründab enda kasu nimel ilma seadusliku loata. Kaaperdajal on aga valitsuse luba vaenlase laevu rünnata, kuid päriselus on nende kahe vahe mõnikord väga õhuke. Kui sõda lõpeb, jäävad mõned endised kaaperdajad tööta. Mõned neist jätkavad laevade ründamist ka siis, kui neil enam luba pole. Kui see juhtub, peetakse neid juba piraatideks. 17. sajandil ja 18. sajandi alguses saabus aeg, mis on tänapäeval piraadilugude seas kõige kuulsam. Seda nimetatakse piraatluse kuldajastuks. Kõik ajaloolased ei kasuta täpselt samu kuupäevi. Kuid selle kõrgajaks peetakse tavaliselt perioodi 1600 lõpust 1700 alguseni. See kestis vähem kui 50 aastat, aga sellel oli tohutu mõju sellele, kuidas me tänapäeval piraatidesse suhtume. Üks põhjusi, miks piraate juurde tuli, oli Atlandi ookeani kaubanduse kasv.
Euroopa riigid saatsid tohutult palju laevu Euroopa, Aafrika, Kariibi mere ja Ameerika vahel. Oli laevu, mis vedasid suhkrut, tubakat, hõbedat ja muid väärtuslikke kaupu. Paljud laevad, millel oli väärtuslik last, läbisid Kariibi merd. Seetõttu sai sellest üks piraatide lemmikkohti. On veel üks põhjus, miks paljud inimesed liitusid. Tavalise meremehe elu oli raske, palk oli madal, reisid olid pikad, töö oli ohtlik. Mõnikord kohtlesid kapteni ohvitserid meeskonda väga karmilt. Piraadilaeval oli tavalistel meeskonnaliikmetel võimalus saada suurem osa rahast, mis saadi. Mõned piraadimeeskonnad tegid ka ise reeglid, kuidas saaki jagada ja kuidas valida mõningaid juhte. See ei tähenda, et piraadi elu oleks hea. See oli ikkagi väga ohtlik. Nad võisid surra lahingus, haigustesse, õnnetustes või saada tabamisel üles poodud. Aga mõned tollased meremehed eelistasid hoopis piraadimeeskonnaga liituda, sest see oli parem kui jääda tööle, kus palk oli väike ja elu raske. Üks selle ajastu kuulsamaid piraate oli Edward Teach, keda tuntakse rohkem kui Must Habeme. Must Habeme tegutses aktiivselt 1700-ndate alguses. Tema kuulsaim laev kandis nime Queen Anne's Revenge. See oli endine kaubalaev, mille ta omandas ja kasutas suure piraadilaevana. Must Habeme jaoks polnud tähtsad ainult relvad, et vaenlast hirmutada. Tema jaoks olid olulised ka tema välimus ja maine. Tal oli pikk habe ja ta muutis enne lahingut oma välimuse meelega hirmu äratavaks. Eesmärk oli lihtne. Kui sihtlaeva meeskond kohe hirmu tunneb, võivad nad alla anda ilma pika lahinguta. Seetõttu oli hirm tol ajal edukaks piraadiks olemise suur osa. Kui piraadikapteni nimi oli tuntud, piisas sellest mõnikord, et sihtmärk alla annaks. Aga Must Habeme karjäär ei kestnud samuti kaua. See lõppes 1927 aasta novembris. 1718 ta tapeti lahingus Virginia poolt saadetud vägede vastu Põhja-Carolina Ocracoke'i saare lähedal. Sel ajal oli veel teisigi kuulsaid piraate. Üks neist oli Bartholomew Roberts, keda kutsuti ka Mustaks Partiks. Ta oli üks neist piraadikaptenitest, kes suutis vaid mõne aastaga vallutada väga palju laevu. Oli ka Calico Jack Rackham. Ta on tänapäeval tuntum, sest tema meeskonnas oli 2 naispiraati, Anne Bonny ja Mary Read. Tollal polnud naised piraadimeeskonna liikmetena tavalised, seetõttu sai Anne Bonny ja Mary Readi lugu kuulsaks. Kuid nende isikliku elu kohta on palju asju, mida on tänapäeval raske kinnitada, sest hilisemad lood on seganud tõelised sündmused ja legendid. Oli veel üks piraat, kes põhjustas suuri probleeme mitte ainult ühele laevale, vaid ka 2 riigi suhetele. Tema nimi oli Henry Avery. 1695 aastal ründas Avery jõuk Ganj Gangeisavaid, suurt laeva, mis oli seotud India mogulite impeeriumiga. Piraadid said tohutu varanduse, selle tõttu sai Averyst oma aja üks kõige tagaotsitumaid kurjategijaid. Mogulite valitsus vihastas ja Inglise Ida-India kompanii äritegevus Indias sattus ohtu. Seetõttu alustasid Inglise võimud suurt otsingut, et ta kinni püüda, kuid Averyt ei tabatud. Siiani pole selge, mis temaga tegelikult juhtus pärast tema kadumist. Mitte kõik suured otsingud. Tol ajal toimusid piraadioperatsioonid Kariibi mere piirkonnas. Põhja-Aafrikas tegutsesid korsaarid Vahemerel ja Atlandil. Meid kutsuti sageli Barbaria korsaaredeks, sest paljud nende baasid asusid tollal niinimetatud Barbaria rannikul. Sinna kuulusid alad, mis on nüüd osa Alžeeriast, Tuneesiast ja Liibüast. Nad ründasid kaubalaevu ja võtsid vange, keda võidi kas orjadeks müüa või lunaraha eest vabastada. Aga olukord oli keeruline, sest mõnel korsaarel oli kohalike valitsejate toetus või luba. Nii nagu Euroopa kaaperdajad, ei olnud nad alati lihtsalt iseseisvad piraadid. Teisel pool maailma oli Hiinas ja Lõuna-Hiina merel samuti väga ulatuslik piraatlus. Üks ajaloo tuntumaid piraadijuhte oli naine, keda tuntakse nimega Cheng Jiangyi Sao, keda mõnes allikas nimetatakse ka Qing Chi. 1800-ndate alguses sai ta osaks väga suurest piraadirühmast Lõuna-Hiina merel. Pärast oma abikaasa Zhengyi surma sai Cheng Jiangyi Saost oluline isik nende suure piraadiorganisatsiooni jätkamisel. Nad ei kontrollinud ainult mõnda paati. Nende laevastikuga oli seotud tuhandeid inimesi. Grupil olid ka omad reeglid. Oli karistused omaenda piraadirühmalt varastamise ja käskude mittejärgimise eest. Nende organisatsioon muutus nii tugevaks, et Hiina valitsusel ja teistel jõududel oli raske neid alistada.
Lõpuks sõlmis Cheng Qiangi Sao kokkuleppe Hiina võimudega, et loobuda piraatlusest, vältides seega paljude Euroopa piraatide saatust, kes tabati ja hukati. Seetõttu peetakse teda üheks ajaloo edukaimaks piraadijuhiks. Aga miks siis sellised kuulsad piraadid nagu Musthaabe kadusid? Üks peamisi põhjuseid oli merevägede ja valitsuste tugevnemine. Ajal, mil kaugematel meredel ja sadamates oli järelevalve nõrk, oli piraatidel lihtne leida kohti, kus varjuda, varastatud kaupa müüa ja laeva parandada. Aga kui riikide mereväed kasvasid, suutsid üha rohkem sõjalaevu piraate otsida ja taga ajada. Seadused muutusid ka rangemaks. Mõned piraadid saadi kätte ja mõisteti kohut. Paljud hukati hoiatuseks teistele, kes tahtsid piraatlusega tegeleda. 18. sajandi 20. tugevdasid valitsused veelgi piraatide otsimist. Mõned said armu või võimaluse alla anda ja normaalsele elule naasta. Need, kes keeldusid, jälitati edasi. Nii sai enne nennet piraatluse kuldaeg järk-järgult läbi. Ka muutus ka perlaevade kasutamine. Sajandeid oli mõne riigi jaoks tavaline kasutada eralaevu, et aidata neid sõjas. Kuid 1856 aastal allkirjastasid paljud riigid Pariisi deklaratsiooni. Üks selle olulisemaid mõjusid oli see, et paljudel riikidel keelati kasutada kaperlust kui sõja tavalist osa. Kui mereväed muutusid organiseeritumaks ja rahvusvahelised laevateed paremini kontrollituks, muutus suurte piraadilaevastike jaoks palju raskemaks tegutseda, nii nagu 18. sajandil. Aga on asju piraatide kohta, mida me filmides näeme, mis ei vasta alati tõele. Näiteks, mitte kõigil piraadilaevadel polnud ühesugust musta lippu kolba ja ristatud kontidega. Piraadilippude kujundused olid erinevad. Mõned kasutasid kolpa, luugeret, liivakella ja muid surmasümboleid. Neid kasutati sihtlaeva hirmutamiseks. Samuti ei olnud tavaline, et piraadid panid oma vangid mööda laeva küljele ulatuvat puuplanku kõndima, ehk ninda walk the plank. See on populaarne filmides ja raamatutes, kuid ajaloolisi tõendeid selle kohta, et piraadid kuldajastul seda tõepoolest sageli tegid, on vähe. On rohkem tõelisi teateid teiste karistuste kohta, näiteks inimese mahajätmine kauges kohas või otse merre viskamine. Ka kõik piraadid ei olnud peitnud aarde kirstu salajasele saarele. Oli piraate, kes said suure varanduse, kuid nad pidid ka kulutama raha toidule, alkoholile, relvadele, laeva parandamisele ja meeskonna palkadele. Sagedamini kasutasid või müüsid nad kiiresti oma saadud saaki, selle asemel, et see maha matta ja aardekaarti teha. Isegi see, kuidas piraadid räägivad, mida me tihti filmides kuuleme, moodustab suure osa tänapäevasest meelelahutusest. Kuulus piraadi aktsent sai 20. sajandi filmide ja näitlejate kaudu palju rohkem tuntust kui see, kuidas piraadid tegelikult 18. sajandil rääkisid. Seega on tõelise piraadi ja filmides nähtava piraadi vahel suur erinevus. Filmides on nad sageli seikluslikud ja naljakad tegelased, kes otsivad aardeid. Tõelises ajaloos oli piraatlus ohtlik kuritegevus. Laevu rööviti, inimesi rööviti ja meeskonnaliikmed hukkusid. Aga on üks asi, mis on ühine nii vanadele kui ka tänapäeva piraatidele. Nad muutuvad tavaliselt tugevaks piirkondades, kus liigub palju väärtuslikke laevu ja kus valitsuse võime merd valvata on nõrk. Rooma impeeriumi ajal olid Vahemere kaudu liikuvad laevad suur sihtmärk. Piraatluse kuldajastul oli Kariibi meres ja Atlandi ookeanis palju sihtmärke, kuna rahvusvaheline kaubandus kasvas. Lõuna-Hiina meres said suured piraadilaevastikud jõukaks, sest olulistel kaubateedel liikus väga palju laevu. Ja sajandeid hiljem nägime sama olukorda Somaalia lähedal. Laevad muutusid, relvad muutusid, ilmusid radar, GPS ja satelliittelefon. Kuid üks lihtne põhjus, miks piraatlus ikka ja jälle tagasi tuleb, jäi samaks. Kui merel on väärtuslik last ja on piirkondi, mida on raske valvata, siis leidub alati kurjategijaid, kes püüavad seda ära kasutada. Seega Somaalia piraadid ei alustanud piraatlust. Nad on vaid üks uusimaid osi väga pikast ajaloost, mis sai alguse tuhandeid aastaid enne, kui tekkisid kaasaegsed kaubalaevad. Ja alates iidsetest Vahemere aegadest kuni Kariibi mere piirkonnani. Ja Lõuna-Hiina merel on ajalugu korduvalt näidanud, et kõige tõhusam viis piraatluse nõrgestamiseks ei ole lihtsalt ühe piraadikapteni tabamine. Samuti tuleb muuta laevateed turvalisemaks,
tuleb tugevdada seaduste jõustamist ning muuta piraatide jaoks raskemaks leida turvalisi kohti, kus nad saavad varjuda ja oma tegevust jätkata.